Esimene salm. Ma ju seletan enda varianti, enda iseloomu. Kaks armu on võitlemas mu sees. On hea ja kuri, rõõm ja murepaine. Mu parem ingel, see on ilus mees. Mu halvem vaim on kurja karva naine. Ning põrgu heita on selle õel all nõu. Heast inglist ilma minta jätta soovib. Mu pühakut, kel puhas oli kõu, nüüd pöörda kuradiks ta himu proovib. Kas on mu ingel juba paharett, ei tea, kuid kahtlustada on mul luba. Sest nad on sõbraks saanud, arvan, et üks ingel teise põrgus ongi juba. Ma kahtlen veel, ei enne kindlalt tea, kui halvarüppes kõrvanud on hea. Ja siin ma elangi. Ma panen parem õlle.
hommikust. Oleks ilus öelda tegelikult praegust rahvale siin, kuni ma ei ole veel päeva pettustega kokku langenud, et ma olen niisugune puhas. Peaks ütlema kohe midagi rahvale. Meil tuli pärast midagi pähe. Et ma tahtsin öelda, et vaata, kui hea on hommikul tõusta, noh, mitte, et tuju on nüüd nii õudselt rabav, niisugune, aga et hea on tõusta. Pane ennast riidesse nagu kass. Aga on ju ilus tegelikult, no mis sul veel vaja on? Aga noh, kurat. Vaikselt läheb. Siiber on lahti või? olete ju Tabivere vallast. Kallis mees. Jah, kallis. Mis saab siis? Jah. Tabivere vallast olen juba välja visatud 97. aastast. Noh, aga te ei ole mis nüüd saab? Ja sellepärast ma pöördungi teie poole palvega. Ehk võimaldaksite mulle 12 ruutmeetrit. Kuhu kohta? Ükskõik kuhu Tallinnas. Kuhu kohta? Ta küsib mu käest, no, et mis te siis, te peaksite ju septembrikuusest olete haige, et te peaksite ju haiglas olema. Ma siis, ma olin haiglas, kirjutati välja, noh, siis pidi põhjus olema. Mõtlesin, alkoholi pärast te visati välja. Ta ütleb, noh, aga see on teie oma süü. Ma ütlesin, no tegin vea, noh. Mis ma pean nüüd selle pärast nüüd ära surema päev? Mida? Ei ole mingit võimalust enam. Ma ei saa tegelikult sellest pealkirjast aru. Vaprad ja ilusad. Mis asi on seal ilus ja mis asi on seal vapper? Pane selle peale. Omast intervjuu peale. Aga enne pane mind vahele. Ma oleks pidanud su võile ära sõnama. Ma olen operaatoritele. Nimeta midagi, mis võib olla maa olnud. Sobib teile või? Ega ma ei tea ju. Nii. Esimene küsimus oli, nimeta palju. Lukud kõik järgi. Sina ütlesid. Mart Sann. Rahvas ütleks. Aga Need on meie tehtud Salt Lake City olümpiamängudeks. Me toitlustasime seal inimesi ja need on meeskonnale tehtud joped. Täitsa uus. no oleks tobe ka, kui ta oleks juba täitsa vana. Märk ja see ongi spetsiaalselt kodututele tegelikult tehtud. siin on tasku. Kõik, noh, taskud on mille jaoks? Selleks, et Puulikud sinna panna. oleks võimalik ilusti ära jaotada kõik need värgid, mida kas kodutu, sest kodutu käib ju kogu varanduse kogu saab kaasas. Ja. Kus sa lähed siis kilekottidega? Siin on tasku. Jah, et oleks käsi ka kuhugi ikka panna ja ega pole ju kindaid ka pole ju eriti võtta. Kas sa võtsid oma kindad kaasa ja mütsi? Jah. Võtsid jah? Kõik on kilekotis, ma su kätte andsin. Ma võtsin. Õhtul lõikame juuksed ka ära, eks ju? Jah. Oota, kuidas sul üldse käis? Ahah, nii.
Räägi. Mida? Jussi läks su kotti. Mis asi läks kotti? Jussi. Jah. Kelle see Silet seeries on? Sinu või? Ei. Mis asi? Silet seeries. See on sinu oma. Mis ta siin teeb? Hambahari. Saad aru või? Niuke hambahari on. Mis selle lambale viga on? Nii jah? Nii pean peale. Jah. Mis selle viga on siis? Saad aru, Raul? Miks ta rumalus? Loomased raamatuid hästi palju kokku ajab. Kui te kuulasite Tallinnas juttu Pariisis, siis mõtlesite, kuidas see kõik võis olla seal maailmalinnas. Siis ei osanud aimatagi, et te asute ise elama teise maailma. Kõik ümber. Enam ei ole isegi koolis ei õpetatagi enam moejoonistada. Ja lisaks moe joonistamisele hakkasite looma ka piltreid. Ma lugesin kuskilt, et te ütlesite, et kunst tuli teie ellu kunstnikuna suhteliselt hilja. Te ei hakanud nooruses mitte ise looma, vaid hakkasite koguma ja siis hiljem sai teist kunstnik. Oli hea nii, et Eesti oli, ma õpetasin siin selle moe. Ole hea lapsi. Ei me eikä sitä tuo. No ma saadan sukseni, Veider. Hakka kolla siis mulle. No. Tšau. Reinhard. Väints, kuule, tõuse üles. Väints, kuuled või? Ma ei tee nalja, tõuse üles. Ja. Ma peksan sul nii või teisiti välja. Ma ütlesin sulle.
Oota, mis tulid mul üllatama või? Ma tulin sulle asju üle andma. Vaat see on küll üllatus sulle. Kuhu ma sind panen su asjadega nüüd? Oota, mida sa tahad öelda? Et sul on asjad autos või? Just. Sõidame praegu sinna. Väinar, sul on 2 korda politsei välja kutsutud. Ära mine sinna praegu. Ei, reedel Olevistes ja eile öösse vist siit ära, kuna ta röökis siin akna all. Jah, trillalla, trallalla, homarallalla, homarallalla. Sa ei veena mind ümber. Kas sa päästemees, kas sa sinna saad sisse? Ei, sinna ei lähe. Kuhu sa sisse saad? Männikule saad sisse. Lähme koos, ma aitan su männikusse sisse saada, et sa saad öös ära magada seal. On sul parem plaan? Kuule praegu. Sina tuled mulle ütlema, kuhu mina peaksin minema. Sul on aega homme ja ülehomme. Kui sa kolmapäevaks oled korras, siis ma tahan süüa Aime juurde. Aga see tähendab seda, et sa lõpetad nüüd kohe praegu joomise. Ja täna ja mitte kunagi rohkem enam joo. Sest sa ei oska juua. Absoluutselt mitte. Sa ütlesid nüüd väga hästi küll üldiselt. Ega seal ei olegi midagi öelda, aga mis sa tahad sellega öelda siis? Ma tahan seda öelda, et kui sa kolmapäeval selge oled, siis sa saad Aime juurde kaasa tulla. Ei! Kus Ave on? Annab kõige suuremal kõige nõrgemale. Sa ei saa, Andres. Aga nüüd ülejäänud saab ise hakkama lihtsalt. Mängib lolli või? Läheme nädalaks ajaks Aime juurde. Rahuneb maha. Tema rahuneb maha. Asjad settivad. Mul olid asjad ära pakitud. Just, te võivad sinna jääda. Ta pani oma käega sulle asjad valmis. Ma ütlesin, pane Veinerile mingi... Kas ta ketsid pani mulle? Muidugi pani. Usalda seda. Ta on tubli naine. On küll, ma tean. Ei, ma olen rääkinud ja mul on kahju. Mul on kahju, et mul on kuppel ära. Minu nimi on Väinar. Väga meeldib. Tulin tänu headele sõpradele enda hinge kuidagi ravima. Neid on siin ennegi käinud, ta ei ole esimene.
ma oleksin nädal aega. Seda küll jah, noh, küll see on teie valik, eks ole. Küllap leidub niisugust tööd, maatööd ka midagi olete teinud. Muidugi, ma olen maal üles kasvanud. No, mis siis on lihtne, siis ei ole viga midagi. Ma olen kursis. Suur allahindlus, aga nende jaoks, kellele suur ei meeldi, on meil pisikesed hinnad. Loovin neid oksi seal, on ju. Sitt sees keeb, on ju. Mõtlesin, no kurat, et ei pea vastu, on ju. Mõtlen, mille pärast ma vastu ei pea. Mõtlen, mis katsumus see niuke on ju. Ma olen betoonpõrandal maganud ja plekk laual maganud, on ju. Külmetanud 25 päeva. Mõtlen, et mis asi see 10 päeva nüüd niukest on üldiselt, millega ma hakkama ei saa. See nagu Kaare mul kallal. Kas niimoodi ja mis on ja kas sa palvetasid ja mis see Jumal üldse on sinu jaoks ja... Püüan naeratada ja püüan veel aru saada ja püüan veel selgitada ja... Anna andeks. Karikas sai täis. Mõtled, mis asi ma olen nüüd siis esimese klassi õpilane siin õpetaja, mis ma sain nüüd 2 või ei teinud kontrolltööd ära või mis asi on üldiselt. Kui värk ei istu üldiselt, ma lähen minema. Tulin sellepärast siia, et mul oli hing oli haige, tahtsin vaimu kosutada, Raul ütles, et teie suudate seda teha ja kui teie seda ka ei suuda teha üldiselt, siis andke andeks. Ma olen lihtsalt minema. Võtan selle. Vot see siin. Ei, tegelikult, kui ma selle siit ära näpistan, naps, siis ta on hea küll. Ja nii lähebki. Naps. Naps. Oi, šarmaan. Nii, kõik. USA. Hakatakse filmima ja... Loomulikult. Nagu te elate? Mida on tervis? No, see on... Hea on. Päris hea on välja tuli. Sa ka ja? Töömees. No, aga kuule. Tahad õndsaks saada? Tuleb tööd teha, midagi ei ole teha. Täna kohe Adra ette teid. Ja tuleb armastus ja Kristjan ka kohe. Kristjan Adra ette ja sina pitsaga ja mina olen Kubjast ratsapitsaga kõrval. Et ei laistaks. Kala ei ole. Aga sellest on rohida ja siit on saata ja iga teile jääda. Ämbliku võtku seal. Ei, las veti jääb ette. Midagi tuli ei juhtu. Paneme selle kohvri pärast siia. Vägev ju. Rõdu. Raadio. Telekas ei tööta. Sinna mõtled pilti. Ei ole vaja üldse, siin on muud tegemist. Anna siia. Kui mõnus. Ma olen rõdul. Mõnus. Näed nüüd vaadet? See, seda sa käid vaatamas, jah? Ei. Ma mõtlesin... Seda ma tarvitan. Selge. Mul on vikingoim see. No, siis tarvitame vikingid ka. Seda sa tarvitad, jah? Seda on siis. Õigena. Aga siis nüüd on avastatud tervisemunad. Talleeg, Tallinna linnuvabalt müüb tervisemune, on kallimad. Seal on omega-3 rasvhapetega rikastavad munad. Kust see omega-3 sinna sai? Kas selle tegi kana või? Ära näita ette talle. See on asendamatu rasvhape, inimese organismi ta ei sünteesi. Ja linnud ka mitte. Kalad ka mitte. Selgroossete ta ei sünteesi. Selgrootute kohta ma ei tea, aga selgroossete sünteesi. Kus see sai sinna vanades? Kanu toidetakse linaseemnetega linaõliga. Sellest toodetakse kanasitta, sest enamik läheb sitasesse, jääb sitasesse. Mingi osa läheb kanasse ja veel väiksem osa läheb munasse. Üks hommiku jah, siin
Raivoga tuli tööle ja kadus lihtsalt ära töö juurest. Ta hakkas nagu midagi peale, no rohkem vist ei saanud, kui käru sinna töökohale vedada, siis kadus ära. Täiesti nagu töövõimetu. Nagu laps on töövõimetu, noh. No laps ei suuda teha tööd, eks ole, kui mingiski ajaks kontsentreeruda või mingi selline asi. Aga kirjeldab siin, kuidas seal naisele ja lapsele on kõvasti antud. Et niisugust perekondlikku mürdlit kirjeldas siin väga värvikalt. Ei ole sellest mingit poltu, noh. No mis ma siin klobin? Ma saan aru üldiselt õudselt tolmab. Ta ei tolma ka ju. Ei ole siin mingit tolmu. Mis sa raisk? Davai, jääd, paneme sisse ära. Ja puur raisk, sa paned mulle ka üldiselt laksu raisk. No ma pean ta sinna panema. Tõstan selle raisa pärast üles, sa ei usu minna. Ma olin huia alles. Nonii. Mul on jalg. Peale. Sitä auk raisk. Nii. Et jalad läbi läheks. Lähen sisse. Need on meil kodus. Ei noh, selge, midagi ei tule lihtsalt. Ja ma tahaks panna ta siia paremale poole, et ma magan paremal pool. Ma vasakul pool siis, kui on juba teised mahlad. No davai! Ja mis sa jäädki sinna passima või? Davai! Davai! Kurat, ma ei saa ju, kui ta ei aita mind. Hullu. Ei noh. Ega lihtsalt midagi ei tule lihtsalt. Moens! Raul, me oleme mäel. Nii, sealt on jalg puudu. Meil on vaja sinna, paneme sinna. Aga nüüd on paigas. Paneme sinna paiga. Aupa! Mõtlesin, et aga kui me teeme seda toa korda, see oleks ideaalo. Me saaksime panna ka, et me teeksime, vähemalt oleks midagi tehtud, on ju? Ja saaksime kogu see panna. Ja noh, teeksime ära. Need puhtad püksid olid. Noh, need. Enam nad ei ole nii puhtad. Aga nüüd me oleme tööd teinud, kurat, me oleme töömehed ju. Jupp või maa, et. Ma lootsin, et kui ma inimese vastu hea olen, et inimene muutub. Et kui me rääkisime ka ta lapsepõlv, ma saan aru, et tema probleemid on ka kõik alganud sealt lapsepõlvest. Mida tema nägi ja mida tema koges ja et ta ei saanud oma emaga koos kasvada mingist eluperioodis, kui ema tal kinni kukkus ja kõik sellised.
ta saab sellest samast aru, aga siis jälle tuleb midagi, et tema on maailma naba ja teised ei kõlba mitte kuskil, ükski inimene, tema on meil õige mees. Teeb õigeid tegusi, aga teised ei kõlba mitte kuskile. Kus isa on? Jah. No kus ta on nüüd siis? Isa tuli. Ei saa aru. No isa on seal. Kuidas ta ei ole? Näed. Tere! Kuule, ma löön sul kurgus. Hoits. Tere! Jäta kohe jätta. Ja mingi ma sulle ei anna. Mina Raul. Lollustega ma ei jama. Ja kui sa seda teed, siis ja pane siia kirja ja pane seal, kus vaja. Aga jätke suhted lollused järgi. Vaat nii. Kogu lugu. Mis asjad? Mis ta lollus on? Krudamm ja saamärss, nagu Sõemes öeldi. Ja teil samuti. Ma teen Väinarist, teen filmi. Tee. Vaat siis tead, mis on mis ja kes on kes. Mis sa nüüd raha peale riigid? No milleks sus kuradi palagani vaja? Kellele? Mis sa sellega mulle? Sina, kurat. Sama kui koer. Räägi paar sõna, millest kuradi, mis see vanamees seal oli põhjust ka või? Ei ole. Ta ütleb, et ma olen looder. Ma olen 2 korda siin juba seda maad siin niitnud. Mille eest? Ära unusta ära, et sa oled mu isa. Aga ühel päeval saab mu link täis. Ja siis sa tead väga hästi, et mul on keel ilma kondita ja sina minu jaoks ei ole mitte keegi. Ja sina ei ole mind üles otsinud, vaid mina otsisin sind üles. Ta on nii enesekeskne, ainult mina. Aga mitte seda, et mina olen karjas ja tema üldiselt loeb üldiselt kuradi vanad tuhlatanud kuradi raamatuid. Paneme 2 sarved ees. Ei ole mingit huvi. Või tähendab, ei ole mingit probleemi. Aga no nii huia. Ma olen üldiselt karjas tema tööd teen. Ja siis ta ütleb mulle, sa midagi ei tee. Söö sitta, kauboi. Ja ütlengi talle veel seda. Ja ma tahan talle veel minna ütelda, et ta sureks ja väsiks. Suka, tema nikkus minu ema, mitte mina tema ema. Vastik mees. Nii enesekeskne. No nii enesekeskne ei ole mitte keegi, isegi meie seas. Millal tulid? Eile ma sain sealt kohe... Kuidas sa täis jäid jälle? Millest sa täis jäid jälle? Eile ma läksin kohe sinna ja seal oli kohe üldiselt, et tegid proovi ära, aga 21 pean tagasi minema. Ja kuidas sa täis jäid? Millest? Jah. Jäid mu raha maha või? Ei, mul on taskus ja... Lubasid ju eile, et sa jooma ei hakka rohkem. Aga ma ei olegi hakanud. Kus sa võtad? Ma tulin siia, poiss ütles, et kurat, hing on nii täis raisk. See mingi mees talle pakkus seda. Ja nii lõpus suured tähtele, et pakkusite enda energia. Vaat seda nimetaksegi armastuseks. Silvia suhtus sinusse armastusega. Ei tõesti. See ongi armastus. See ongi, jah. Kas sa nüüd tead, mis on armastus? Kas sa nüüd tead, mis on armastus? No, mina suhtusin tädi Silvisse ka kohe täieliku niukse. Ma andsin endast, mis mul anda oli.
no päriselt ka. Tädi Silvi, nii et ärge, vaata mul suitsu. Muidu mul on inglitiivad on seljas. Teen suitsu. Kõike head seda. Kõike head teile. Ja elage 100 aastat veel. No Silvi, tänan. Olge tubli. Aga kus tekst on? Mu sõber. Opa! Mul jah, seisab üks asi ees. Vaikselt. No, nägemist. Südamest nägemist. Tänu ainult. Ei ole midagi. Kuidas? Ma ei ole sõnu ka. No ärkasid ellu, jah, oled kohe rõõmus ja naeratav mees, jah? Noh, loomulikult. Sa vaata, mida tähendab vana inimene, eks ole. Kas see oli see ingli puudutus praegu? Vist küll. Kas sa tõesti usud, et see võis olla? Tema usub Jumalat. Ja tema on kogu aeg selline. Kas on nii või? Muidugi. Aga miks sa mulle kohe ei öelnud? Ma olin nii tõrjuv. Noh, niisugune vana inimene, ma mõtlesin seniil. Ja tead, niisugune. Ta suhtub kõikidesse inimestesse niimoodi armastusega. Vaata kui hästi. Ja vaata alles lõpus. Nii tubli naine. Tead sa lõpp. Kuidas sina ei öelnud siis? No, sa oled ise ka üldiselt. Sa oled ka jumala mees. Ma tahtsin, et sa ise aru saaks. Ja sain lõpuks. Kas ongi niimoodi? Et kui me kohtusime, siis me tundsime mingit sellist tõmmet, et meil oli hea olla, hea rääkida. Värk oligi selles, et noh, ma ei osanud ju niisugust asja, ma ei osanud niisugust asja mõelda ka. Saad aru? Me suhtlesime hästi ja mul ei tulnud niisugust mõtet ka pähe, et ma võiksin üldiselt temaga ühte heita. Mõistad? Me oleme väga lähedaseks saanud. Ma siin kirjutad siis arvastuskirja ka või? Tuleb kirjutan ja saadab mulle jumala sõna. Aga all on ave. Noh, piibli üks tükk ja ave on all. Mõtle, mis sa teed nalja või? Pane meeste rahvast, sa saadad mulle üldiselt jumala sõna üldiselt arvastuskirjas. Ta ütleb, aga see ongi arvastuskiri. Noh, mina mõtlesingi tegelikult seda kui mitte midagi. Ta on mulle väga kallis inimene, et ma ei tahaks teda hüljata ja tahaks teda kindlasti aidata. Ma ütlesin, tuled mulle naiseks? Tulen. Ma ütlesin, lähme. Läksime sinna, täitsime avaldused ära, kõik värk. Põhimõtteliselt see on ju kihlus. Ma olen talle ka öelnud, et ma ei taha sind kaotada. Et sa mulle oled väga kallis. 17. juulil oleme meil üldiselt juba pulmad. Ma rääkisin sulle. Nii. Aga 600 krooni oli vaja maksta. Mul seda raha ei olnud. Ma räägin Avele. Kuidas sul on? On sul võimalik see raha ära maksta? Ta ütleb, et on. Kõik. Ma teadsin, et inimene teeb selle trikki ära. Mulle helistatakse viimasel päeval. Et kas te siis, olete nõus registreerima 17. juulil? Time is money, on ju. Saad aru või? Kollen talle. Nii head. Kelle postan ja plämm. Niuke kamma ja. Kus juures me enne räägime, lülita see tobe kamma ja välja sealt. Jaa, ma teen seda. Kõik on korras. Ma ütlesin, ära tee seda, eks? Või ma viskan selle kamma ja sul lutsu, on ju. Ma helistan talle üldiselt armastatud naisele ja seal ütleb, et kõnepost on täis. Jäi puuraisk. Tahaks aidata teda praegult sellest välja, kuhu ta on sattunud. Aga samas ma kardan teda. No ükskord ütles mulle, et see ükskordne päästamine niisugune kuldne, see lusikas, teelusikas. Emme tõi mulle selle Londonist ja siis see oli hästi ilus ja ta tahtis sellega õlut osta, et müüa maha ja
võtta raha ja minna õlut ostma. Kuule, mis nende kingadega sul oli? Kingadega need ei ole minu kingad. Mul on süda rahul, kui ma nad siia jätan, sest ma pidin nad siia jätma. Inimene siia ei tulnud vähemalt, mina teda kätte ei saanud. Kelle kingad need on? Üks vene poiss. Aga miks sa nendega koju ei lähe? Need ei ole minu omad. Ja kuhu sa nad siis jätad? Sinna, kuhu ma pidin nad jätma. Ma enne olen sokkis. Aga see, mis on kaasa sündinud, ei jookse kuhugi. Krumpi. Nii saab. On vaja üles tõustada. Öeldes. Hommik. Kurat. Natasha, torid tahetakse. Tere, Raul. Tere. Lõpeta ära see kaamera kohe. Kus ta ikka oli? Jaa. Kurat, jah. Kurat, võib puruks minna. Kirjakikku ei käi vaatama. Saite kätte? Jah. Kurat, seal, me olime seal kurat Jukendalis, vaata seal üks põlev maja on. 9 korruse üle tee kohe. No seal elasime, eks. 10-kesi. Aga seal oli üks kuradi peldik. Noh, kuidas peldik? Peldik muudetud tuba. Pirse lõhkiras, kujutati, seal oli vanad telekast kadaks. Aga teleks oli teistpidi ja kineskoop oli püsti. Aga kineskoop oli ära murdunud. Ja ma lendasin sinna otsa. Kineskoopi otsa. Türad. Pool pirset lõhkiras. Kui ma siit pärast välja tulen, siis ma peaksin... Siis peaksin elama veel 100 aastat. See ei loe, on ju? Kus kohas sul see töökoht asutasid? Sa ei tea praegust, jah? Raul rääks, et krohvijad. Krohvijad on kogu aeg, aga sa ütled, et sa viid siia suht rasket tööd teha ja krohvijad on raske töö. Kõik on ehitusel, on kõik ju raske töö, kui ehitusele juba minna. Kui üldse tööd tegema hakata, siis on kõik tegelikult raske. Ma Raul, et sa alguselt tahad mingit abitööd või sellist.
Mis abi teed siis? Objektijuht vaatab ära, kuidas sa oled. Saad oma asjadega hakkama. Jah, selles ongi värk. Sellele sul palga kohe ja... Töölt lastakse lahti joomise pärast. See on osaline põhjus, miks töölt lastakse, on alkoholi liigtarbimine. Aga mitte ainult selle pärast. Ma ostan pahteldada, krohvida oskan. See ongi selles, et on vaja proovida, mis on rääkida. Ma võin rääkida siin jäi puu. Sul on allumisega ka probleeme. On jah? Ei kui ta on normaalne ülemus, siis võib ka alluda, aga kui ta on luupinu ala andeks, kui ma tunnen ennast paremini, kuidas ei, mis päev pole veel olnud. Ja te lepiste kokku 3. Jah, aga ta ütles, et teeme siis homme, et ma ütlesin, mis kellast, ta ütles, et hommikust või hommikust. Ma ütlesin, kui hommikust, siis ütleb, et õhtul helistab siis täpselt üle, mis hommikul. Kui hommikul. Ta ütles, et sina ei tahtnud tulla täna. Persse, ärme hakkame üldse seda jama ajama. Kui hakatakse õhku ajama juba eel, seda värk on eos veel, aga juba klatsib mulle pläga. Mis sa kuraditega teed? Plät, ma olen 11:30 lendan sinna tööriided otsima, et kell 3 tööle minna, alles nagu teise vahetus sellest, nagu öövahetus. Ta ütleb, vot see ei tahtnud tulla. Mida ma ütlen siis? Või kellele ma ütlen? Ja mehed ei saa ilma selleta. Ja mehed on ju nõrgemad olevused. Kes ütles, et naised on nagu nõrgem olevus? Nii kui jah, mina tunnen ennast väga nõrgalt. Ja ma tunnen ennast kogu aeg muuseas eemale tõugatuna. Aga ma ei ole seda välja öelnud. Ma püüan üldiselt selgeks teha, et ärge mind eemale tõugake. Ma tahan ainult armastust. Aga anda tuleb ka. Ma ju annan. Mina annan niimoodi. Aga niimoodi see teised vastu ei seda ei saa. Andeks, ma ei saa seda teha niimoodi, nagu terve Raekoja plats teeb. Mina teen seda niimoodi. Minu nimi on Väiner. Ma ei ole Kristus, ma ei armasta kõiki. Mina ju tean seda paremini. Miks te räägite, te ravite mind nagu vanat idiooti. Ma olen ise vana doktor, kurat. Ravin terveks, keda vaja. Kus sa ravid siis? Mida te siis veel tahate? Meil on puudu veel midagi. Ikka on veel vaja see kuradi vint veel viimseni keerata. Kus need söögivärgid on, ma käin kõik kohe tuppa või? Ei joppa ju küll, raisk. See on seda, mida sa tood. Või sa arvad, et see on seda, mida sa ei too? See ka. Vorsti roostavad. Teised vorstid on liha täis. Ja veest ei pakata, nagu see siin. Ei. Ma lihtsalt istun tugitoolis. Muidugi see selge alas. Inimesel peab ikka teedama. See oli küll lahe. Kui silm sul ihkab mõnda naist, et hirve ihkad lasta saa, siis ärgu ainult kirg ning vaist, sind juhtigu vaid mõistus ka. Nõuküsi arutkamalt pealt, kes naisemees ja küpsemealt. Vaata noortele õpetab, kuidas laksu panna. Kõik daami tahtmist mööda tee ja pilla kulda eldal käel. Ja hoidke seda seal. Keda seda? Kes see on? Pela kohta öeldakse seda.
on ikka lammas, kujuta ette jah, ta ütleb, hoidke seda. Hoidke seda. Siis kui ma ütlen talle, et ta helistas sulle, et ma rääkisin sulle, et ma helistasin talle, aga ma helistasin talle küll, aga just siis lõppes see kõneaeg ära. Ma olen talle seda rääkinud, et see on ainult sõnad ja need ei maksa mitte midagi. Teod nagu on siin nagu asja tuum. Ta tuleb neljapäeval ja teeb sulle etteheite, miks sind kodus ei olnud, kus sa olid? Jah. No? Sa tead, et ta unustab ära sellised asjad. Et ta on täna siin ja homme seal ja tunni aja pärast kolmandas kohas. Ilus, eks? Tead, kui sa otsid muhjast maha jätta, siis tee seda kohe. Ütle mulle seda ja ongi kõik. Ele ja saa õnnelikuks, leia omale parem siis. Jääd aega. Ma ei suuda raske. Mul on teinekord nii valus aru saada, et inimesed võiksid nagu mõistlikumad olla. Kas ma olen selle pärast nii siga või? Ja küll, olen joodik. Joon. Kurat, ma ei tea, mis asju kõik ma ei ole ära proovinud. Ma ei julge seda enam öelda. Ma kardan, et see nii ongi. Mis ma ütlen sulle rohkem rahu? Ma ei saagi rohkem midagi öelda, sest mul pole midagi öelda. Tema ülemise uku kinni keera. Sita auk resk. Värdistris. Nii. Võtsi resk. Ma ei saanud ka üldiselt, mul oli ka telefon väljas. Ma tahtsin teada, kus kohas telefoni laadija on. Teie telefoni laadija ei ole? Äkki on telefoni laadija on tuvas? Võib-olla. Võib-olla või? Need ma pessin praegu, aga need see on 9 päeva. Ja need ka siia ühe. Sellest ajast, kui perenaine haiglasse läks. Sellepärast, et mul ei olnud aega üldiselt. Kogu aeg magate seal voodis. Mina nägin teid ainult magamas ja siis televiisorit vaatamas. Ma tulin ju õhtul. No aga õhtul saab ka ära pesta. Jah, aga siis ma ei olnud suuteline. Jah, no aga selge. Ei, seda nüüd paar nädalat ei käi. No ma ei olnud suuteline. Palun vabandust, kas see maksab midagi? Kui ta ei maksa, siis ma olen vanas siga. Teised ei palu vähemalt vabandustki. No see on veel hea. See on veel hea omadus, eks ole. Te jumala andke andeks. Väga vaband. Aga te vedasite alt ja võtsite ka tädi Ilse seda šampanjat. Jõite ära tema Pitneri balsami, millega temast määris. Mis see on veel? No vaat see on ka veel. Mis see Pitneri balsam on? No läheme nüüd ära ja see on kõik, mis on.
jah. No siit välja ei saa, Rasika.